Tšau! See video on nüüd sellest, mida ma võtan oma Camino Frances teekonnale kaasa. Korraks tulen tulevikus tagasi siia video algusesse. Ma olen nüüd seda pakkimise videot salvestanud ja tegelikult seda materjali on 1 tunni jagu. Ja ma ei tea, mismoodi see jaotub ja tõenäoliselt see video on iga selle klipi alguses, ehk kui sa juba oled seda näinud, siis rahulikult keerasid sissejuhatusest edasi järgmise olulise sisu juurde. YouTube on täis erinevaid õpetusi, kuidas inimesed veevad kaasa asju, mida neil tegelikult vaja ei lähe ja öeldakse, et nad pakivad oma hirmud kaasa. Mõned inimesed teevad kogu selle retke läbi, kõige väiksema 16-18 liitrise kotiga ja saavad hakkama. Mina pakin palju asju kaasa sellepärast, et ma olen võtnud seisukoha, et kui mina ööbimiskohta ei leia, siis ma ei hakka kuskile kõrval linna taksoga minema, vaba hostelit otsima ja helistama ja leidma mingisugust lahendust. Siis on kõige lihtsam lahendus see, et tuleb jääda ööseks lageda taeva alla. Ja teine asi on see, et kui ma võtan midagi kaasa ja mul seda loomulikus olukorras vaja ei lähe, siis ma lihtsalt panen ennast sellisesse olukorda, kus ma pean seda asja kasutama. Riided. Ma võtan siit nüüd suure sületäie neid siit kaasa. Selline hunnik. Hakkame siit järjest lappama. Ma ei ole veel ära otsustanud, kas ma võtan selle kaasa, aga kui ma käisin külmemal ajal jooksmas, siis ma ostsin omale sellise peapaela, et mul on kõrvad selline natukene nõrk koht ja eriti kui on veel tuuline ja ei ole sellist tunnet, et tahaks mütsi panna ja parasjagu ei ole ka puutsi ka, siis kõrvavalu või kõrvadest tingitud peavalu on võrdlemisi kerge tekkima. Ja kuna ta on nii väike ja ma saan ta kuskile ära suruda, siis ma ikkagi võib-olla võtan selle kaasa. Siis nokamüts ostsin Decathlonist ja otsisin just sellist, millel oleks ära eemaldatav päikesekaitse või kuklakaitse, ehk et kui on T-särk, siis müts on küll peas, aga tagant see osa kõik jääb kaitseta ja seal on hästi kerge tekkima see päikesepõletus. Ja kui seda ohtu ei ole, siis saab selle siit niimoodi ära võtta ja on müts nagu müts ikka. Siis üks selline vana narts, mis oli kodus selles hunnikus, kus riided on ära andmisele või ära viskamisele. Igatepidi must. Ma arvan, sellest ei ole lugu. Paneme korra pesumasinast enne minekut läbi ja arvestades seda, et seal on 45 päeva jalutamist, siis tõenäoliselt need riided pärast seda on nagu nii ära kantud, et nendega kuskile linna peale enam minna ei kannata. Ja sellest järgmine variant oleks juba palju paksem. Üks mingisugune Snickersi jope. Esiteks see on liiga palav. Sellega on liiga soe ja teda ei kannata nii hästi kokku pakkida kui seda, kui nüüd siis pingutada. Ehk et siis võtame kaasa selle. Siis võib-olla see kuulub sinna ebavajalike või imelike asjade kategooriasse. Ja jällegi ei ole kõige pisem, ei ole kõige soojem. Soe pesu. Ma ei tea, kas mul läheb seda vaja, aga arvestades, kuidas ma kõike seda muud kaasa pakin ja arvestades seda, et mul ei ole mitte midagi selle vastu, et ma kuskil öö natukene eemal metsas veedan, siis see soe pesu võib tulla abiks, eriti kuna mul neid teisi kihte on vähe ja need on nagu võrdlemisi küsitavast kvaliteedist. Ja ma panen selle magamiskotiga koos ühte veekindlasse kotti, et kõige halvemal juhul on mul, kui ülejäänud asjad on läbi märjad, siis magamiskott ja vähemasti midagi selga panna. Ei ole kõige ilusam, ei näe kõige
stiilsem välja, aga kui sul on külm ja midagi muud selga panna ei ole, siis keda kotib. 2 paari lühikesi pükse. Ükski neist paaridest ei ole tegelikult matkapüksid. Need on mul ühed ujumispüksid ja need on sellised, no ma ei tea, suvel küla vahel, linna vahel käimise püksid. Muud mul ei ole, midagi tuleb kaasa võtta, kui need ei sobi, eks ma siis koha pealt Decathlonist ostan midagi uut. Siis on mul kuskil paar sellist T-särki. See on selline spordiversioon. Ilmselt seda ma maikuus kanda ei saa, vähemasti ilma lisa mingisuguse katteta, sellepärast et see on ikka väga ümber keha ja nagu ma enne mainisin, siis see füüsiline vorm ei ole veel nii esinduslik. Ja siis mul on üks, ma ei teagi, mis selle asja nimi on. Ta on mingisugune Snickersi toode ja ta on T-särgi ja pusa vahepealne. Tegelikult hoiab võrdlemisi hästi sooja, ei näe kõige ilusam välja, aga see on kõige lähedasem vahekiht, mis on T-särgi ja mingisuguse fliisi ja pusa vahel ja samamoodi võtab võrdlemisi vähe ruumi ja jällegi, kui ma milleski puudust tunnen, siis seal on poode küll. Üks pikk paar pükse. Praegu siin olen siin selliste koduste dressidega. Ühtegi matkapluuse matkapükse mul tegelikult ei ole. Ja ma isegi ei tea, kas ma hakkan ostma. Et need juba on sellised võrdlemisi nartsud. Mul on nendega mugav. Ma olen nendega harjunud kodus ja igal pool käima ja olema. Ja miks ma siis ei või nendega minna? Ma arvan, et võib ikka. Siis magamine. Kuhu ma selle panin? Ma ei ole meelega seda magamiskotti ümbrisesse toppinud, sellepärast et seda ma kaasa ei võta. Aga on suvine magamiskott, mille sees on siis siidist selline sisemine vooder või kuidas nad seda nimetavad, inglise keeles vist on liner. Et eks siin olegi, et kui magamiskotti ei ole vaja ja on piisavalt soe, siis saab selle õhukese läbipaistvast siidist asjanduse sees magada. Või kuna mul lina ka ei ole, siis tegelikult selle magamiskotti saab lukkudest teha täiesti lahti, saab laotada voodi peale. Või kui ikkagi läheb mõnel õhtul vaja, siis tegelikult on üks soe asi olemas. Räägitakse küll, et ei ole vaja võtta, enamus hostelites on soe, suvine aeg, pakutakse ka tekke. Aga no ma ei tea, mulle meeldib asju kontrollida ja siis on vähemasti minu omad ja ma tean, mis mul kaasas on. Järgmiseks on jalatsid. Ja nagu näha, siis tosse on mul siin rohkem kui üks paar ja ma kohe selgitan, miks neid rohkem kui üks paar on. Ja ma ei võta 2 paari kaasa. Kõigepealt on plätud. Jällegi ilmselt mitte need, sellepärast et nagu näha, siis need on juba tükk aega kasutust leidnud. Aga põhipoint on nendel plätudel see, et kui pärast pikka jalutamist jalad enam tossu sees olla ei taha, siis tegelikult saab plätadega täiesti edukalt edasi jalutada. Kui juba asjad on hostellisse viidud, siis jällegi jalad on 10 ja 10 kilomeetreid päevas siin sees, tahavad õhku, saad plätasi kasutada ja hostellis ringi liikumiseks, duši all käimiseks kaasa võtta. Ja nüüd me jõuame nende jalatsite juurde. Need tossud ma ostsin 3 aastat tagasi.
ja ma kasutasin neid ühe korra, sellepärast, et need olid liiga ebamugavad. Kuidagi olid ümber jala ja ma arvan, et see probleem on ikkagi minus, sellepärast, et mul kehale kuidagi kõik asjad tunduvad alguses võõrad ja mingi aeg ma harjun nendega ära ja siis need on maailma parimad asjad ja siis ma kannan need ribadeks. Ja siis mul jälle uute asjadega on mingisugune probleem. Et täna ma arvan, et ma olen ikkagi nende poole minemas. Aga miks ma otsisin need 3 aasta tagused asjad ülesse, on see, et loomulikult kõik räägivad, et jalatsid on A ja O ja peab olema kõige tähtsamad ja kõige kvaliteetsemad. Ja ma siis mõtlesin ka, et ostan siis sellised matkajooksu jalatsid kalli raha eest, 2-kohaline number ja mitte seal ka päris 3-kohaline number ja mitte ka päris seal esimeses otsas, kui see 3-kohaliseks keerab. Proovisin, olen käinud, aga iga kord on ikkagi kuidagi olnud niimoodi, et jalas on ebamugav, et eriti just kandadel annab tunda. Ja ma olen üks 30-40 kilomeetrit nendega jalutanud ja üks päev hakkasin siis vaatama, et ma ei tea, kui hästi siit kaamerast, no tegelikult ei olegi näha, aga ma näpuga näitan, et siit on juba hakanud see tagumine serv ära kuluma. Ja ei ole vahet, millist sokki ma kasutan, ei ole vahet, mismoodi ma neid paelu seon, kas ma panen need rohkem kinni või lahti, vaatasin YouTube'ist isegi mingit heel-lock palte sidumise mehhanismi. No, tolku on vähe. Ja siis minu mõttekäik liigubki nagu sinna suunda, et kuna need kannad siin juba on ära hõõrdunud ja mul on 950 kilomeetrit käia. Ja kui need siin juba niimoodi on, siis see riie hakkab narvendama, siis tulevad need tükid lahti ja siis siin see olukord muutub veel ebamugavamaks. Nende eelis on see, et siin tagumine osa on rohkem sellisest nahkjast materjalist. Aga nagu ma ütlesin, et siin on jälle teistsugused probleemid. Et ma ei tea, mis ma teen. Ühe paari kasuks ma pean otsustama. Mul on veel siin nädalal ja järgmisel nädalal mõned päevad aega proovida, et äkki ma teen ühe jalatsi ja teise paariga mingisuguse 15-kilomeetrise päeva ja teiste paaridega siis teise ja siis langetan lõpliku otsuse selle põhjal. Ja kui ikkagi läheb nagu väga-väga lappesse, siis ma arvan, et esimesse suuremasse linna, ma peast ei tea, on võib-olla selline nädala tee. Sinna ma kannatan ikka ära, kas või plätadega, kas või paljajalu, aga kuskilt ma need uued jalatsid ju saan. Ja kohalikud, kes seal on, no nemad ju peavad samamoodi millegi käima, et seal peab mingisuguseid poode ometigi ju olema. Ja kuna see jalatsitega nii teema on, siis ma olen rohkem varunud seda kraami, millega neid ville siis ravida või ära hoida. Ja mis ma oskan öelda? Aitäh sulle selle vaatamise eest, aitäh selle kaasa elamise eest ja eks siis jooksvalt videoreportaažides vaatab, kuidas see asi minema hakkab. Tšau!